Selles videos ma tahaksin näidata, kuidas siis mitu inimest saavad ühe dokumendiga teha koos tööd. Okei, läheme siis lehele portal.office.com ja palun siis logige sisse oma kooli arvuti kasutaja nimega, kuhu te lisate ka @ruilakool.ee ja parool on siis nagu kooli arvutis. Mul nõuab seda telefonist kinnitamist, kohe kinnitan. Ja olemegi sees. Loome uue Microsoft Word dokumenti. Ja hakkame sinna midagi kirjutama. Siin on minu tekst. Ja seda teksti võib olla kindlasti rohkem. Ja kui on siis teie poolt kõik valmis, te peate seda jagama teistega. Nii, aga meile kindlasti seda pole vaja, et igaüks saaks selle dokumendiga midagi teha. Nii et me paneme näiteks specific people või tegelikult isegi saab siia panna anyone with the link, aga pange siia parool, mis te jagate teistega. See on siis üks nendest viiside, siis võite parooli panna ja ikka nõrk. No okei, kui ma siis panen parooli, siis võib vajutada nupule apply või kui te ikka tahate, et ainult inimesed Ruila kooli saaksid seda redigeerida, siis vajutage siia peale. Mingit parooli siis pole vaja ja inimesed peavad oma kontoga sisse logima ja nemad hakkavad siis seda redigeerida. Ma kohe näitan, kuidas. Nüüd teil on siis võimalus seda linki kopeerida ja te saate seda linki siis jagada teistega või teil on siis teine võimalus, et te panete siia te panete siis nimed, nende inimeste nimed, kes võivad seda faili redigeerida. Näiteks mina saadan praegu seda faili endale teisele kontole. Ma sisestan see Pavel ja ootan natuke, sest ta otsib. No, kui kaua see otsimine toimub. Arvuti praegu leidis need nimesid ja praegu ma töötan selle kontoga, aga mina tahan, et selle konto omanik saaks ka seda dokumenti redigeerida. Nii, vajutan siis siia peale ja siis send nupule. Nüüd sellel teise konto omanikul on võimalus seda redigeerida ja kohe ma lülitan need kontosid ümber ja näitan, kuidas siis. Kujutame ette, et mina olen siis teine õpilane, kellele see link just tuli. Selleks ma pean siit välja logima sellest kontost. Üks hetk. Ma panen see kinni ja siit ma login välja. Okei, siis ma panen selle ka kinni. Okei. Jah, mul on siis erinevad kontod, siis ma login sisse teise kontoga. Ja nüüd lähen natuke siia alla poole ja siin on siis viimatised dokumendid, aga need on minu omad ja siin on siis shared with me, minuga jagatud. Ma tuletan teile meelde, et ma olen praegu teise kontoga kasutaja. Ja nüüd te näete seda sama dokumenti, mis mina, ütleme, et siis keegi teine lõi 5 minutit tagasi, aga see on minuga jagatud, siis mina saan seda avada. Ja ma näen see siin, minu tekst.
Nüüd ma pean väga-väga tähelepanelik olema, et mina ei kustuta selle teise inimese teksti, aga teen siis midagi muud siin. Vaat. Ja ongi kõik. Nüüd ma ei pea siis midagi salvestama, ma lihtsalt panen see kinni. Ja siin ma login sisse siis jälle teise kontoga, selle kontoga, kus ma lõin selle dokumendi ja vaatan, kas midagi on muutnud. Üks hetk. Nii, mina lähen siis oma tavalise kontoga sisse. Jälle see peab siis telefonis kinnitama. Üks hetk, kinnitasin. Ja nüüd mina näen seda dokumenti siin, sellepärast on see minu oma dokument, vajutan siia peale ja nüüd ma näen, et see dokument oli teise inimese poolt redigeeritud ja mina omanikuna saan nime muuta. No näiteks panen siia muinasjutt ja siis kõikide teiste jaoks see muudab ka. Ja see on päris kerge ja seda võib teha Microsoft Wordi dokumendiga, seda saab teha siis Exceli dokumendiga, seda saab teha PowerPointi dokumendiga. Väga kerge, aitäh vaatamast!